Tere tulemast kuulama järjekordset podcasti. Miks paljud inimesed ei jõua kunagi kohale? Ja see teema on puudusteadus. Ja lähme siis siit küsimuste ja vastustega edasi. Aga räägi siis, mis on sinu arvates või sinu arusaamise järgi see puudusteadvus? Puuduse teadvuse all on tegelikult lapsepõlves kogetud nii-öelda siis traumad. Ja mõtlen, et need ei olegi nagu mingid, et ei pea olema üldse mingid suured traumad või selles suhtes, et see hakkab sellest, kus lapsele öeldakse, et ära nuta, ole tubli. Ja nii edasi. Siuksed väiksed asjad, aga mis tekitavad lapsele tegelikult trauma. Et ma ei ole piisav, ma pean olema keegi. Ja siis me hakkamegi järjest rohkem endast eemalduma ja hakkame läbi nende õpetuste asjade saama kellekski teiseks, heaks, tubliks ja nii ta läheb. Et see ongi tegelikult, et see ei tundu üldse nagu suure traumana, aga see on nagu nii väiksed asjad, mis tekitavad lapses tegelikult. Laps ei saa aru, et ta käitus valesti, vaid ta saab aru, et tema on vale ja see jääb kehamällu. Ja selles suhtes ongi, et me võime lugeda raamatuid, kuulata podcaste, käia teraapiates. Aga kui su kehas on ikkagi mälus see, et sina oled vale, sa ei ole piisav, siis ta paraku nii on. Kas üldse on võimalik kasutada last niimoodi, et me ei mõjuta teda puudusteadvuse suunas? Jaa, see on hea küsimus. Kui vaid me oleks, ütleme, loomulikult inimesed arenevad järjest rohkem ja saavad järjest rohkem teadlikuks. Aga ütleme kindlasti nüüd mina, kes ma täna olen juba 60 ja sina oled pea poole nooremust, on ju. Et siis ütleme, me ikkagi mõlemad tuleme sellisest kohast, kus neid teadmisi oli vähe. Ja lihtsalt vanemad kasvatasid nii, nagu ta oskasid. Omast arust andsid parima, aga paraku on läinud nii, nagu on läinud. Ja ütleme, ma tooks siinkohal ühe asja veel välja, mida ma hästi palju ka oma klientidele ütlen, et su elu hakkab muutuma siis, kui sa võtad vastutuse iseenda elu eest. Ei lõpetad selle, et mul vanemad käitusid nii, tema käitus nii, tuled sellest ohvri rollist välja lõpuks. Ja hakkab päriselt iseendaga tegelema ja iseendaga tegelemine, täna ma ütlengi, mis mind viis siis ühesõnaga sinna, kus ma täna olen. Ja loomulikult nagu ma räägingi oma kogemustest ja igaüks ühesõnaga vaatab, tunnetab ise, kas ma ei pretendeeri ainukesele tõele, vaid see on mind aidanud ja väga palju mu kliendid on sellest abi saanud. Just see, et sa vabastad kehast selle mustri ära. Sellepärast sa võid olla ükstapuha kui teadlik. Mõistus ütleb sulle, ma olen see, teine, kolmas, aga keha ütleb, mul on see vana mälu sees ja kuna keha annab ajule signaali, siis kõik need teadmised on läinud ja tulevad üles need samad lapsepõlve mustrid, mis on alateadvuses, mida sa isegi üldse ei oska seostada. Aga kuidas inimene aru saab, et ta elab igapäevaselt puudusteadvuses? See mõttes, et inimesed võivad olla väliselt edukad, aga ikka elada puudusteadvuses. Mis on need märgid? Kuidas aru saada? Mis selle viitavad? No seal on ikkagi, ütleme, armastuse vajadus.
tähelepanuvajadus, enesekindlus, et ühesõnaga ja ütleme siis on hästi paljud siuksed inimesed on kontrollivajadusega. Et seal on erinevaid asju, et jah. Aga ütleme, tegelikult on närvisüsteem paigast ära. Mis tähendab? No see tähendabki seda, et see muster on sees, mis sind teeb ärevaks tegelikult. Seal on ongi see ebapiisavustunne. Ma ei ole piisav. Minuga on midagi valesti, see on kehas sees. Ja see tekitabki seda. Just, ma ütlen, ma kordan veel, et laps ei saa aru, see juhtub nii väiksena meil, et laps ei saa aru oma tegudest, vaid ta võtab endale selle, et mina olen vale. Mitte mu tead, vaid mina olen vale. Ta ei erista oma tegusi endast. Ja see ongi see, et kus me hakkame siis kaugenema kogu aeg iseendast, et me peame kellegiks saama. Ja siis saamegi kellegiks, ja tegelikult oleme hoopis kaugenenud iseendast. Aga mida peab inimene tegema, kes võib-olla on selles olukorras, kus ta tunneb pidevalt, et ei ole kunagi piisav. Ta pole mitte millegiga rahul, mis ta saavutab, ta ei tunne võib-olla tänulikkust või sellist saavutuse nagu õhinat või hea tunnet. Et kus tema siis pihti võiks hakkama sellega, enda tegelemisega? Noh, tegelikult ega siin ei olegi midagi muud, et meil on kõiksugu igasuguseid teraapiaid ja igasuguseid asju. Aga täna mina jällegi räägin oma kogemusest. Et kui ma 18 aastat otsisin ennast, siis kõik need asjad, mis ma lugesin ja loomulikult ma ütlen, et see kõik oli ka vajalik selleks, et kuna täna oma inimestega tegeledes ma saan aru, mis on mis. Ja võib-olla olengi sealt nagu suutnud sorteerida välja siis selle, mis minu puhul päriselt toimus, oligi ikkagi see, et sul on vaja kehast vabastada see muster ära. Ma ütlen, sa võid kõike teada. Su mõistus ütleb, et ma tean kõike, nüüd muga on kõik korras. Aga kuna keha annab signaali ajule, siis, ja kui see signaal tuleb läbi viie meele, siis on see mõistus pühitud ja on sul see kehas olev nii-öelda trauma või muster üleval ja see toimib. See on vaja ära teha, siis hakkavad asjad muutuma. Et jällegi, täna ma ütlen reaalselt, sa võid teha igasuguseid asju. Jah, loomulikult ütleme, kas või mul siin üks meesterahvas oli just, et kes oli minu juures juba paar korda käinud ja ta helistas mulle, ütles, et mul on siuksed pinged kaelas, et mida ma ise teha saan. Siis ma ütlesin ka, et mine massaaži. Sellepärast, et jah, et ütleme, massaaž on just pinge vabastamiseks hea. Aga ütleme, vähesed massöörid teevad sellist massaaži, kus ütleme, see peab väga teadlik massöör olema, kes ütleme, vabastab sul kõigepealt pinge ära ja siis viib sind tundesse ja laseb sellel tundel lahustuda. See ei ole enam massaaž edasi, vaid see peaks olema siis juba ühesõnaga täiesti, kus sa lased inimesel olla ja inimene lihtsalt hakkab tundma seda tunnet kehas. Aga see tavaliselt ütleme massaažis seda ei tehta. Rääkisid lapsepõlvest, et kas sellised laused nagu näiteks ole tubli või sa ise hakkama või et ära nuta, mis on hästi levinud, mida lastele öeldakse, võivad mõjutada inimese eneseväärtust siis terve elu? Absoluutselt, loomulikult. See panebki meid ühesõnaga tundma ebapiisavana. Sellepärast, et seal tekibki see teenimine. Et ma pean olema piisav, ma ei tohi nutta, ma ei tohi oma tundeid väljendada.
kõik need asjad ja see mõjubki täiskasvanu eas samamoodi. Ehk siis kohati tundub ikkagi võimatu kasvatada inimest suureks, ilma et tal oleks mingid traumad ja probleemid. Jaa, paraku see nii on, aga ütleme, mulle tundub, et see planeet Maa ongi elukool. Ja me tuleme siia ju, me kehastume, me saame keha endale ja meil on 5 tajumismeelt ja ütleme, me kehaga tunnetame. Ja minul ongi selline tunne, et see planeet Maa on kool. Sa valid omale vanemad, kes hakkavad sulle siis õpetama neid nii-öelda triggereid ja siis kuidas sa nagu kaotad ennast ja kuidas sa hakkad siis ennast otsima, et ennast jälle leida. Minu meelest see on, mulle tundub, et see on selle kooli point. Selline sõnamäng nagu sisemine leping, nähtamatu sisemine leping. Näitena siis, et ma pean armastuse välja teenima. Tahad äkki sa natuke rohkem rääkida, kuidas sellest aru saad ja kuidas see täiskasvanu eas välja mängib? No ütleme, see ongi see, et vaata, kui vanem ei ole nagu piisavalt kohal ja ütleme, täpselt see ongi see, et kui mina saan nagu oma vanematest väga hästi aru, et selline aeg, 60-ndad, 70-ndad, mis siis toimus üldse, siis ütleme, kõik tegid kõvasti tööd. Ja ütleme, sellises ühiskonnas, kus me elasime, siis oli selline ellujäämisühiskond. Kõik pidid ellu jääma selle nimel ühesõnaga, et jah, isegi toasoe oli ju ahjuküttega, et pidi ahju kütma. Et ühesõnaga tuba oleks soe, et oleks mugav elada. Et ja seal ütleme siis oligi see, et hästi palju sel ajal ütleme saadeti siis, kui oli võimalus saata vanavanemate juurde, mina mäletan ka seda aega, kus mind saadeti maale asuma. See ei olnud see, et mind saadeti nädalaks, ei, ma läksin ikka pikaks ajaks. Kusjuures mina ütlen tõesti, ma sain oma vanaemalt tingimusteta armastust, et jälle teistpidi ja ütleme, et jälle igal asjal on omad miinused, omad plussid, et jah, ma sain vanemate poolt hülgamistrauma. Ma isegi mäletan väga hästi, kui ma olin maal ja kui nad tulid vaatama mind ja nad läksid jälle ära. Ja ütleme siis pahatihti, eks igaüks teab seda ju, on näinud kõrvalt, kuidas siis üritatakse väike laps ära meelitada millegiga ja siis vanemad põgenevad. Küll see on lasteaias ja tehakse igal pool, aga see on hülgamine. Laps kogeb seda hülgamisena ja sellest tulebki kehasse trauma. Ja siis sa mõtled, et aga miks ma käitun nii, miks ma klammerdun, miks ma teen seda, teist ja kolmandat. See tulebki sellest, et see on lihtsalt, et sa ei tahtnud kasvataja tädiga lasteaeda jääda ja siis mõeldi sulle mingi nipp välja ja siis avastasid, et sa oled üksi, sind on maha jäetud. Päris kurb. Seda me oleme tulnud kogema, et võtta, kui sa lõpuks aru saad ja tõesti, kui sa kõik lõpuks need mustrid enda sees ära teed, siis sa saad endaga kontakti, saad aru, et sina oled armastus ja sa oled kõik, siis need asjad on tehtud ja ma ütleks, et see oleks siis selle kooli, ütleme, põhikooli lõpetamine. Siis võib edasi minna ülikooli. Et jah. Oled sa mõelnud ka selle peale, et milline oleks elu, kui peaks tegelema sellega? Elus. Kui sul ei antaks kaasa midagi? Jaa, aga me tuleme kogema. Ma räägin, see on puhas elukool. Me tuleme neid asju kogema. See planeet muidu ei oleks. Jah, võikski olla siuke, ma ei tea, paradiisi aed.
kus sellest paradiisi ajast on ka ju Aadama ja Eeva keegast lugusid. Et noh, eks sealt siis hakkas pihta see kõik. Mis on sinu arvates kõige sügavam puudus, teadvuse puudus, mida inimesed endas kannavad või igapäevaselt kogevad? Ebapiisavus. Ebapiisavus, see on põhiline ja selle nimel me teeme siis kõike. Et olla piisavad. Mis võiks olla esimene märk, et inimene hakkab puudusteadusest välja tulema, kui ta on seal teekonnal ja oskab ennast vaadelda kõrvalt, siis mis võiks olla tal see indikaator, et asjad hakkavad minema paremaks? No mida ma enda klientidele ka nagu kõige rohkem ütlen, et lase kontrollist lahti. Me mõtleme, meid on õpetatud, eriti ma mäletan, mul oli ka üks klient ühel retriidil, kus ta ütles, et tal on kõik A, B, C plaanid. Ja eriti jälle siuke minu generatsiooni inimestel ongi, see oli vanasti juba, sul pidi olema kogu aeg mingi varuplaan. Aga ütleme, eks me areneme, kogu ühiskond areneb ja kõik areneb ja järjest rohkem ongi see, et need toimisid siis. Aga täna ma ütlen, et kontroll on üks kõige suuremaid pidureid. Selle taga ongi, kontrolli vajaduse taga ongi tegelikult ebapiisavus ja siis sa arvad, et kui sul on kõik kontrolli all ja sa kontrollid kõike, mis on täiesti absurdne, siis sa saad sul oleks tekiks turvatunne, et sul on asja kontrolli all. Aga see on illusioon. See on huvitav paradoks. Just. Aga jah, kui inimesed lõpuks lasevad sellest kontrollist lahti, siis aga muidugi see on keeruline. Selleks ongi vaja need mustrid kehast vabastada, et sa saad nendest lahti lasta. Teadmistest jälle ei aita. Sa võid kõike teada, kuidas asjad toimivad. Aga paraku see ei toimi. Mis on su lõpusõnad siia, kui inimene võtaks sellest episoodist ühe asja kaasa? Mis see oleks? Vabastage kehast enda mustrid ja see aitas mind ja täna ma näen, et see on ainuke lahendus. Sest kuna ma räägin oma kogemustest, siis mina ütlen, et ma olen kõike neid teisi asju proovinud, aga lõpuks, mis aitas, oli see, kui ma hakkasin kehast tundeid vabastama. Ja kui sa tunned, ütleme, täna midagi ka endas mingit, ütleme, äratundmist, siis võta muga ühendust ja helista mulle, saame rääkida ja vaatame, mis saab edasi. Aga soovin sulle seniks kõike head ja ilusat suve.